Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios ja seda saab internetist kuulata seda saadet kogu aeg, aga otse-eetris oleme me siis pühapäeva hommikul kell 11. Me teeme saadet ette, sellepärast et laupäeval on meil erakonna kongress ja siis pühapäeval ei jaksa saadet otse teha. Aga täna on meil stuudios ka huvitavad külalised. Meil on täna selline juura-hevi või palju juurateemalisi lõike, nädal kandis need teemad meile ise ette, et esmaspäeval tuli 2 kohtuotsust Eestist ja tegelikult ka välismaalt tuli väga kaalukas kohtuotsus. Esiteks esmaspäeval siis andis teada Harju maakohus, et selles nii-öelda Kersti Krahti Porto Franco kaasuses tegelikult oli õigeks mõistev otsus, ehkki siis ühes jupis oli ka süüdi mõistev otsus. Me kutsusime Kersti stuudiosse sellest rääkima, siis samal päeval andis Riigikohus teada, et ta ei võta menetlusse Gert Kingo kaebust, kus ta oli jäänud ringkonnakohtus süüdi seoses kuluhüvitiste kasutamisega või siis täpsemalt öeldes süüdistus oli see, et kuluhüvitiste kasutamisega oli võltsitud dokumente, mis on, räägime sellest eraldi, milline absurd see süüdistus oli ja kui absurd oli kohtuotsus. Aga need mõlemad lood on tegelikult ühe mündi 2 külge sellest, kuidas meil justiitssüsteem või julgeolekuasutused, uurimisorganid, prokuratuur ja kohus tegelevad rohkem poliitikaga kui poliitikud ise. Ja võtame Gerdi telefonile, räägime Gerdiga sellest. Ja meie 3. teema on Trump ja tema tariifid. Eesti peavoolumeedia hüsteeriliselt korrutab Brüsseli jutupunkte, aga tegelikult on asjal oma väga selge iva sees ja mis see iva on, sellest me teile räägime. Nii, aga kõigepealt Kersti, tere tulemast stuudiosse. Tere kõigile kuulajatele. Ja Mart istub ka stuudios, aga Mart ütles, et rääkige teie sellest rohkem, et kui sul mõtteid vahel on, siis ütle vahele. Küsimus on selles, et meie ajaruum on ju väga piiratud ja kui ma siin oma monoloogi hakkan veel juurde ajama, siis me lihtsalt selle Kersti asjaga ei jõua kuigi kaugele. No aga ma rõhutan üle mõned asjad. Ma tahaksin sissejuhatuseks öelda seda, et kes loeb Eesti meediat ja vaatab, kuidas on kajastatud seda Porto Franco kaasust, sest et eraldi oli ju veel Korbi ja Tederi Porto Franco kaasus. Aga see nii-öelda, kus oli Kersti Kraht, põhitegelane nii-öelda, siis jääb üsna selline selge mulje, et jäi süüdi, mõisteti tingimisi vangi ja prokuratuuril oli õigus ja sõit läheb edasi. Tegelikkus on täpselt vastupidine ja kui seda meediapilti vaatad, siis 2 varianti on. Kas tehakse väga halba ajakirjandust või tehakse keskpärast propagandat. Ma millegipärast arvan, et keskpärane propaganda on õige vastus. Ma sissejuhataval, siis ma annan Kersti sulle sõna üle. Rõhutan mõned lihtsad asjad üle. Selles kaasuses oli 4 kohtualust
siis 3 ettevõtjat ja sina, Kersti. Sellest 4 kohtualusest 3 mõisteti täielikult kõiges õigeks ja noh, selles õigeks mõistmise osas loomulikult see oligi see keskne osa üldse, kogu kaasuse keskne osa oli, eks ole, siis altkäemaksu küsimine, altkäemaksu peitmine rahapesuga, soodustuste tegemine ettevõtjatele selle altkäemaksu eest või noh, siis riigi poliitika sättimine nende huvides selle altkäemaksu eest, see kõik lükati absoluutselt pihustati kohtus. Ja siis viimane jupp oli kõigest muust täiesti eraldi, sellel ei olnud mingit pistmist kõige selle muuga, Porto Francoga, mitte mingite ärimeestega, mitte millegiga, oli siis toimingupiirangu rikkumine ehk siis süüdistus oli selles, et kunagi olid olnud sul suhted advokaadibürooga ja sellelt samalt advokaadibüroolt võttis Rahandusministeerium sel ajal, kui mina olin minister, sina olid nõunik, võttis 2 eraldi juriidilist nõu, kusjuures need juriidilised nõud olid tehtud tavalise hanke korras, sellesse hankeprotsessi sai sekkunud, selles sai osalenud, aga kuna sa olid ministri nõunik ja kuna info liikus läbi ka sinu laualt või noh, mingid meilid laekusid ka sulle selle infoga, siis prokuratuur arvas, et see oli piisav, et väita, et sa olid protsessis sees ja kohus nõustus sellega. No mul on tunne, et kohus nõustus sellega selle jaoks, et vähendada survet endale süvariigi poolt, et midagi siis jääks, kus saaks öelda, et oli. Aga tegelikult see suur osa, tuletame meelde, 2 suurt asja, Porto Franco koroonalaen, mille siis ettevalmistamisega või kogu selle koroonapaketi ettevalmistamisega tegeles Rahandusministeerium ja nad said soodusmääraga laenu, soodusmäär oli kõigile üks ja sama. Kõigile üks ja sama, see oli valitsuse pool kokku lepitud 2% soodusmäär ja noh, väide oli siis selles, et Kersti aitas sellele Porto Francole laenu saada soodusmääraga, noh selle lükkas kohus tagasi ja teine oli siis see, et me tegime valitsuses olles kalanduses reformi, olümpiapüügi asemel tuli kvoodipüük, mis tähendab siis seda, et olümpiapüük tähendas seda, et kui hooaeg algas, kes kõige kiiremini, kõige rohkem kala püüda suutis, see püüdis nad välja ja siis ülejäänud hooajal ühtegi kala saada ei olnud ja kalamehed istusid ja imesid käppa kaldal, aga nüüd kvoodipüük on see, et igale kalamehele antakse tema kogus, millal ta selle välja püüab, on tema enda asi ja see tähendab seda, et ta on ka loodussõbralikum, sest püük ei toimu ühe korraga, vaid järgemööda. Ta on tarbijasõbralikum, sest et meil on kala kogu aeg saada ja ta on kalamehe sõbralikum. Ja see on väga mõistlik süsteem, kõik kalamehed pooldavad välja arvatud paar kalakuningat, kelle huvides see olümpiapüük tegelikult oli. Ka seal väitis siis prokuratuur, et sina olid ajanud asja mõne üksiku kalandusettevõtte huvides, aga kohus absoluutselt pihustas selle süüdistuse ja noh, et selle jaoks, et neid altkäemakse, mida sa kunagi ei saanud siis kuidagi ära peita, siis oli ka veel rahapesu süüdistus sinna otsa visatud, mis on eriti jõhker ja eriti jabur, sest selle rahapesuga on niimoodi, et kui korruptsioonisüüdistus või altkäemaksu süüdistus või mingid niisugused asjad on ainult Eesti-sisesed asjad ja mitte kedagi välismaal see ei huvita, siis niipea kui sa sinna paned rahapesu juurde, siis selle süüdistusparagrahviga on võimalik minna välismaale, näiteks Šveitsi või näiteks mõnda teise riiki, Norrasse, kuhugi mujale ja öelda sealsetele pankadele, pange selle ettevõtja arved kinni, selle isiku arved kinni, sest et tal on Eestis rahapesu süüdistus. Ja sellega siis pressiti neid kaaskohtualuseid. Aga nüüd, Kersti, ma annan sõna sulle, ma tahan veel seda ka öelda, et 4 aastat on see kohtuasi kestnud, 4 aastat. See on läinud maksma 100 000 kõigile kohtualustele. Nii et liidame need 100 000 kõigil kokku, eks ole. Inimestel on olnud südamerikkeid, inimesed on jäänud oma ettevõtetest ilma selle kõigega ja seda kõike enam tagasi ei saa, ükskõik mis õiguks mõistvad otsused tulevad. Aga palun, Kersti. Aitäh, Martin, sissejuhatuse eest. Ilmselt peab ikkagi väga tõsiselt hakkama tegelema Eestis seadusandlusega. Seesama, nii nagu me nimetame seda kummist toimingupiirangu rikkumise paragrahvi, mida saab venitada igale poole. Ja kui me nüüd lihtsalt nagu tavainimesena mõtleme selle peale, et kui sa istud kusagil toas ja räägitakse sellest samast hankest, sellest meetmest, mida tehakse, ja sa oled selle pärast süüdi mõistetud, et sa istusid selles toas, et sa kuulasid pealt. Seal samas laua taga, teisel pool, kõik kuulavad, räägivad need advokaadid, kes on siis nii-öelda võitnud selle hanke, kus näiteks nõunikud ei saa mitte
mitte midagi otsustada, see lihtsalt ei ole võimalik. No see oli tavaline hankeprotsess, selle jaoks oli eraldi osakond, eraldi inimesed. No. Ja sellega tegeleb ministeerium. Ja loomulikult hiljem, kui seal läheb mingisugusteks rahade maksmiseks ja siis see käib ministri juurest läbi, minister nii-öelda kirjutab sellele alla, aga nõunikel ei ole selles nagu mitte mingit osa. Kuhu me siis nüüd jõudnud oleme? Me oleme jõudnud sinna, et kui sa istud kusagil toas ja kuulad nagu pealt, mida räägitakse, või esitad isegi mingeid küsimusi, siis sa oled toime pannud kuriteo. Kuulge sõbrad, mis õigusriik see on? Kuidas seda saab nimetada õigusriigiks? Ei no meil ei ole õigusriik, ma tahan seda veel kusjuures ütelda, et see toimingupiiranguga on niimoodi, et seal on paragrahvis summa alampiir alates millest üldse on krimmasi, et kui on väiksed summad, siis ei krimmasja ei saa, siis on väärtegu küll, siis saab trahvi teha ja muid asju, aga seegi paragrahv saadi kokku sellepärast, et nad otsisid üles 2 erinevat hanget. Üks oli siis Rahandusministeerium tellis juriidilise nõu või juriidilise hinnangu pensionireformile ja teine oli Rahandusministeerium tellis juriidilise hinnangu PPP-dele ehk siis nendele public-private partnership, kui me teid tahtsime ehitada sellega. Need olid eraldi asjad ja eraldi võetud need summad ei oleks töötanud. Tuletame jälle meelde, toimingupiirangu paragrahv on see, millega on Kajar Lemberit 9 aastat kohtu all kotitud. Tal oli ka mingisugune, ma ei tea, 10-eurone juuksuri arve. Sellega on ennemgi joostud maha koalitsioone näiteks Tartu linnas. Nii et selle ja siis veel ühe asja tuletan meelde. Kunagi mõned aasta tagasi, ma päriselt täpselt enam ei mäleta mitu aasta tagasi see oli, aga kui oli Kalle Laanet oli justiitsminister, siis ta möönis, et toimingupiirangu paragrahv on selline paragrahv, kus puudub õigusselgus. Et inimesed ei tea ja ei olegi võimalik objektiivselt aru saada, mida sa tegemata pead jätma, et vältida eksimust. Sest et see paragrahv on nii kõike hõlmav ja nii laiali valguv. Ma tahtsingi siia vahele öelda omalt poolt hästi lühidalt, et toimingupiirang ei puuduta ainult mingisuguse rahalisi asju. See puudutab ka üldse selle konkreetse inimese huvide konflikti mingisuguses küsimuses. Ja võtame siin Keit Pentus-Rosimannuse, kes sisuliselt ise kokkuleppel Kaja Kallasega, tollase peaministriga, määras ennast kontrollikoja liikmeks Euroopasse väga kõrge palga peale, kindlalt fikseeritud tähtajaks, ühesõnaga sisuliselt garanteeris endale 5 aastaks väga tulusa töökoha. Ja 10 kordades ületades seda krimmasja. No teine toimingupiirangu küsimus, mida me siis samuti tõstatasime, tollane peaprokurör Parmas määras oma sõbra justiitsatašeeks Ameerika Ühendriikidesse ka kõrge palga peale, ilma igasuguse konkursita. Ütleme niimoodi, et igasuguse, nendel kaasustes, kus toimingupiirangu eest on keegi süüdi jäänud, need nii Pentus-Rosimannus kui Parmas ise kindlasti oleks pidanud süüdi saama mõistetud. Kindlasti oleks pidanud saama süüdi mõistetud, aga näe seal ei kapo ega prokuratuur lihtsalt ei näe, lihtsalt ei algata, kusjuures kui me kirjutame veel prokuratuuri kaebuse, et algatage, siis lükatakse see tagasi. Nii et mida me siin näeme, kui sa räägid Kersti õigusriigist? Õigusriigi kõige olulisem printsiip on see, et seadused kehtivad kõigile ühtemoodi ja kogu aeg. See tähendab, ei ole niimoodi, et sulle kehtib toimingupiirangu paragrahv, aga peaprokurör Parmasele või Keit Pentus-Rosimannusele ei kehti. See ei ole ka niimoodi, et Keit Pentus-Rosimannusele siis ei kehti, kui ta on minister, aga mingil muul ajal, kui ta on tavakodanik, siis kehtib. Et sellisel juhul meil õigusriiki ei ole. Siis on niimoodi, et on suvariik. Mitte lihtsalt süvariik, aga suvariik. Et suvaliselt otsustab, keegi kusagil suvaliselt otsustab. Et täna ma rakendan seda paragrahvi, selle inimese suhtes ma rakendan. See on puhas stalinistlik. See ütlemine, andke mulle inimene, ma leian paragrahvi. Ja see toimingupiirang oli täpselt see ja muidugi mina ei ole nõus, et see toimingu. Ja kusjuures me enda arvates olime ka taandanud Kersti sellest protsessist kirjutanud kirja, et kuulge, Kersti ei saa siin olla see, kes seda protsessi juures on kooskõlastaja, et panin teise nõuniku kooskõlastajaks. Aga ei prokuratuur ega kohus ei, kusjuures ka käis kohtus tunnistaja, kes ütles, et ei, Kersti ei otsustanud neid. Aga ma tulen sellest ära, sellepärast, et see toimingupiirang on see, millega siis nagu saadi pealkirjad, et jäi süüdi ja mõisteti süüdi. Aga see keskne lugu oli ikkagi ju korruptsioon, EKRE ministri nõunik müüs poliitilist
poliitilist hüve või ka majanduslikku hüve ettevõtjatele, sehkendas, sahmerdas seal, sai selle eest altkäemaksu peitmiseks tegi rahapesu. See oli see keskne süüdistus, seda kirjutasid lehed meile ju põhimõtteliselt 3 aastat, eks ju. Ja see keskne süüdistus põrmustati kohtus. Kohtunik ütleb lehekülje järel, et prokuratuur sisuliselt imeb pastakast välja oma tõlgendusi inimeste vahelistele vestlustele. Pahatahtlikult tõlgendab või omistab asjadele või kirjadele ja sõnumitele ja vestlustele tähendust, mida seal ei olnud. Nopib välja vestlusi kontekstist, et ja nimetab ja kohus ütleb korduvalt, see, mis oli meie tööülesanne, seda nimetab siis prokuratuur pahatahtlikuks survestamiseks. Ja suunamiseks. Ja. Aga mis siin juures on nagu veel, et meie ju tegutsesime, me ei mõelnud seal keegi välja ise mingisuguseid meie tööülesandeid. Meil oli kõige aluseks oli koalitsioonileping, kus oli absoluutselt sees kalanduse probleem, kus selles üsna pikalt lahti kirjutatud, et sellega tuleb nagu tegeleda. See probleem oli pika tagalooga. Ja kus see oli ja vahetult enne seda, kui hakati ka seda, ütleme siis seda koalitsioonilepingut tegema märtsis, kui lepiti nagu kokku, siis juba 2018 sügisel olid esitanud juba mitmed erakonnad, juba siis nagu eelmine valitsuskoalitsioon, olid juba esitanud uuesti need seaduseelnõu muutmise selle tahtse, kusjuures seal oli tegelikult taga 85% kaluritest, mida kogu aeg üritati pisendada ja öelda, et see ei ole niimoodi. Mis minu jaoks on nagu väga, kuidas ma ütlen, väga kurb, et on mingisugused institutsioonid, kes ütlevad niimoodi, meie teame, kuidas peab riiki juhtima. Teie räägite seal mingisugusest koalitsioonilepingust ja 100 päeva plaanist, aga meie ütleme, et ei, see ei ole nii. Te peate tegema nii, nagu meie ütleme, ehk siis kaitsepolitsei ja prokuratuur üritavad määrata, kuidas juhitakse ministeeriumites mingisuguseid alasid, kuidas täidetakse nagu koalitsioonilepinguid. Ei, sõbrad, see ei ole nii. No ma ütlen, et selle jaoks toimingupiirangu paragrahv ei kao kuhugi ära, sest et see on ju tegelikult malakas, millega siis süvariik hoiab ametnikke ja poliitikuid kuulekana. Enda armust, et kui te midagi teete, mis meile ei meeldi, siis me leiame asja, millega teile tulla kallale toimingupiirangu paragrahvi alusel. Tuletan uuesti, see sama Kalle Laanet kunagi ütles, toimingupiirangu paragrahv on probleem, sellega tuleb tegeleda. Nüüd tegeleb toimingupiirangu paragrahv temaga. Ta on ka, tema suhtes on algatatud kriminaalasi, kusjuures asja eest jälle, ja see on selle õigusriigi küsimus jälle, asja eest, kus kõik on alati nii teinud, nagu ta tegi, kõik on alati teadnud, et nii tohib teha ja järsku tema ei tohtinud. Aastaid võis teha, aga ühel päeval otsustati, et ei võinud enam teha ja nüüd on krimmasi. Ja mis ma siia veel juurde panen, kogu selle Porto Franco kaasuse juurde panen. Esiteks muidugi tuletame meelde, Porto Franco projekt on oma raha tagasi maksnud, maksumaksja sai sealt tulu, intressitulu, selle asemel, ja me ju nägime tookord, miks me üldse selle Porto Franco nii-öelda võtsime sinna koroonameetmetesse sisse, oli see, et see oli selgelt näha, et üritatakse see projekt nii-öelda omandit muuta, ehk kui tal tekkis, eks ole, likviidsuskriis, kohe ilmusid välja väga kahtlase taustaga idaärimehed, kes olid valmis selle üle võtma. Ehk me oleksime saanud Tallinna kesklinna suure, ütleme siis sadama piirkonda, ühe suure idakapitali omanduses oleva kompleksi, ja seda me ei tahtnud. Seda me ei tahtnud ka seda, et Tallinna kesklinnas seisaks aastaid ja aastaid mingisugused poolik tondilosside kogum, kus mitte midagi ei toimu, mingi pankrotipesa. Ja selle me hoidsime ära, seal on, projekt on edeneb, seal ilusti linn areneb, keegi kahju ei kannatanud, vastupidi maksumaksja teenistulu, aga seda ei tohtinud teha, meil oli niimoodi oldi kallal selle eest. Ma toon ühe fakti siia juurde veel, mida siis nagu kaitsepolitsei ja prokuratuur väänasid. Tegelikult see intress, mida anti nendele ettevõtetele, kui anti laenu, mis puudutas seda nii-öelda koroona siis majanduse päästmist sellest koroona piirangutega, mis kõikidele ettevõtjatele väga nii-öelda sai, ütleme siis, osad ju maetigi maha, seoses sellega ettevõtted pandi kinni. Ja osad olid väga hullus olukorras ja Euroopa Komisjon oli andnud välja sellise
intresside määra, millega tegelikult võib nagu üldse laenu anda ja see oli kuni 2%, aga meil sellesama Krimm asjaga üritati nagu näidata, nagu mina oleksin hakanud seda peale suruma, läinud seda Martinile peale suruma, ühesõnaga, et me peame nagu mina oleksin survestanud valitsust nagu, et on vaja teha võimalikult väike intress, et see on nagu selline absurd, kuidas kõik on tahetud nagu näidata, jättes nagu dokumendid, mida me esitasime kohtule, seal olid kõik need Euroopa Komisjoni dokumendid, kõik said tõlgitud, kohtule esitatud, ei, prokuratuur ikkagi nagu, kuidas ma ütleksin, räigelt oma valet nagu kogu aeg surus läbi. No sellega peame siin ära mainima, et jälle kord kohtu otsuses prokuratuur sai vastu pead selle eest, et ta ületas oma võimupiire, ta sai läbiotsimise õiguse Toomas Tamme kodusse, aga otsis läbi ka auto ja mingid muud asjad ja ettevõtte, nii et see võimu kuritarvitamine on massiline. Ja lõpetuseks meil hakkab aeg läbi saama, lõpetuseks veel seda, et kes siis tegi selle Krimm asja? Selle Krimm asja algatas suurepärane parempoolsete partei poliitiline liider Lavly Perling. Lavly Perling oli peaprokurör. Lavly Perlingu ametiaeg hakkas läbi saama, tema loomulikult tahtis edasi olla, me ütlesime, et ei, prokuratuuri kuritarvitused ja poliitikasse sekkumine on suur probleem meil tema juhtimise all olnud, tuleb otsida uus liider. Ja siis see oli tema nii-öelda lahkumiskingitus meile, see oli vahetult ennem, kui ta siis pidi oma ametist lahkuma, käivitas ta siis selle Krimm asja ja mis siis selle Krimm asja käigus tehti, kuulati kõiki poliitikuid pealt, kuulati pealt Riigikogu liikmeid, kuulati pealt ministreid, peaministrit, ministeeriumit, ministrite nõunikke, kõrgemaid ametnikke, kuulati pealt ärimehi, kogu see nii-öelda riigivalitsemise kõrgem ešelon oli online'is kogu aeg jooksis kaposse ja süvariiki kokku. Ja ma olen kindel, et jookseb ka praegu, sest kuskil tiksub mingi teine kriminaalasi, mille käigus saab kõiki pealt kuulata. Suvalised kolmandad inimesed on pealt kuulatud, eks ole. Ja ma olen kindel, et kuskil tiksus ka mingi teine kriminaalasi ennem seda juba, et kuulati meid ka valimiste ajal pealt ja ennem valimisi ja pärast valimisi koalitsiooni läbirääkimiste ajal pealt. Et see, milliselt, mismoodi julgeolekuasutused, prokuratuur, on sisuliselt riik riigis, teeb mis tahab, teeb inimestega mis tahab, see on päris jõhker ja ühe lõpetuseks ma ütlen ühe lause veel siin, et kui nad saavad seda teha ministritele, ministri nõunikele, Riigikogu liikmetele, siis nad saavad seda teha igale ühe. Mina ütlen lõpetuseks omalt poolt veel, et see kohtuasi lõppes nii, nagu ta lõppes. Ainult ühel põhjusel. See, et Kerstile määriti kaela see toimingupiirangu rikkumine ja sellega mõisteti ta süüdi. See on näide sellest, et tegelikult oleks Kersti olnud üksinda kohtu all, oleks ta kõigis episoodides süüdi mõistetud, aga kuna nüüd olid ka ärimehed ja ei olnud võimalik tõestada kõikide 4 süüd, vaid vastupidi, oli võimalik ja ilmselge, et süüdi kogu selle jama kokkukeeramises on prokuratuur ja selle selja taga seisev kaitsepolitsei, siis otsustati, et hea küll, me ei saa siin nii-öelda täispangale mängida, aga Kerstile keerame ära ikka, sest Kersti on EKRE. Ja see on. Ja Urmas Jaagant, kes on meil suur poliitika-analüütik, kirjutab ju selle kohta ka väga läbipaistvalt kohe, kuidas Martin Helme on teinud 2 postitust, ühe, kus ta sõimab kohut või ta ei kasutanud päris neid sõnu, süüdistab kohut selles, et Gert Kingo mõisteti süüdi ja teine, kus ta kiidab kohut, et näed, Porto Franco ka kaasuses mõisteti kõik õigeks. Et kumba ta siis nüüd teeb? Kas kohtud on meil korrumpeerunud või kohtud ei ole korrumpeerunud? Kohtud on korrumpeerunud. Kersti mõisteti täiesti alusetult süüdi. Gert mõisteti täiesti alusetult süüdi. Aga täispangale ei saanud minna, sest tervet kollektiivi ei olnud võimalik süüdi mõista. No jaa, need on, ma ütlen, ühe ja sama loo erinevad versioonid lihtsalt. Ühe ja sama, ja peale kui kohtus käimine ei ole lõppenud ju. Ringkonnakohtusse edasi kaebamine tuleb ikka, võib-olla jõuab asi lõpuni välja ka Riigikohtusse, aga ega see me oleme alles esimeses astmes, 4 aastat inimeste elu on hävitatud, 4 aastat, ega me tagasi enam ei saa EKRE valitsust, tagasi me ei saa seda kulutatud raha, tagasi me ei saa seda kulutatud tervist. See, kuidas sa rääkisid, kuidas sul pandi rahapesu paragrahvi tõttu, sa ei saanud osta laulupeo piletit, sest blokeeritakse oste ja arveid, see niisugune elu
elu on olnud 4 aastat, seda keegi tagasi enam ei saa. Et noh, see inimeste elude ruineerimine lihtsalt sellepärast, et poliitiliselt ära teha EKRE-le on noh, kuritegelik, see ongi kuritegelik. Aga me soovime sulle, Kersti, jõudu võitluses ja täname sind. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Nii, jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja me läheme ühelt kohtulolt teisele. Meil on nüüd telefonil Kert Kingo. Tere, Kert! Tere kõigile kuulajatele! Kert oli veel mõni päev tagasi meie Riigikogu liige, aga küll ta tagasi tuleb sinna, selles me ei kahtle keegi ja loodame, et valijad toetavad sind järgmine kord veel rohkem kui siiamaani. Aga lähme selle, võib-olla see olekski hea koht, kus tegelikult alustada, et mulle tundub, et kogu sinu kohtulugu ja süüdimõistmine suures osas seda eesmärki teeniski, et raputada EKRE-lt üks Riigikogu saadik minema, sest et sinu asendusliige on meil Peeter Ernits. Peeter Ernits ei ole EKRE liige enam. Ja ega siis ka, kui ta meil oli, ega ta siis meil nii-öelda erakonna asja ajas järjest hõredamini. Et ikkagi jälle see, mina vaatan seda kõike pilguga, et tegemist on poliitilise operatsiooniga, poliitiliste eesmärkidega ja noh, see, et selle käigus inimeste elusid ruineerida, see on kaasnev kahju, süvariik inimeludest ei hooli. Kuidas sina vaatad? No kogu see protsess on ju näha, et see on kõik planeeritud hästi ja ma ütleksin, et asja hea külg on see, et me näeme nüüd ära, kui kõrgele või kui kaugele see korruptsiooniahel siis liigub. Sest tegelikult mingit võltsimist pole olnud, ma järgisin ju Riigikogu Kantselei juhiseid ja mitte keegi seda ei tahtnud välja selgitada ega üle küsida ka Riigikogu Kantseleist, ei prokuratuur ega ükski kohus. Teemasse üldse ei süvenetud. Veel tooksin välja selle, et väidetakse, et ma tasusin siis kokku 3 inimese kohtukulusid kokku summas 7,000 eurot kuskil. Ehk siis see tuleb inimese peal 2300 eurot kuskil. Nendest 3 inimesest 2 inimest käisid 2 kohtuastet läbi, 1 3 kohtuastet. See on ju ebaloogiline, et saab sellise rahaga kuskil kõik läbi käia. Aga noh, selle protsessi panti siis vedama need prokurörid, kes on skeemitamise meistrid. Ilmselgelt on seal taga juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, kes on ju korduvalt valetanud kohtutele ja regulaarseid menetluse reegleid ehk norme rikkunud, seadust rikkunud, tal on ette heidetud kohtute poolt ka kuriteo konstrueerimisi. Siis teine oli riigiprokurör Vahur Verte, kes oli minu asjas siis prokurör. Tema puhul ju Riigikohus tuvastas, et tema on võltsinud tõendeid kriminaalmenetluses, loonud kunstlikult tõendeid, moonutanud kriminaalmenetluse asjaolusid. Ja siis kriminaalasjade konstrueerimise profit panti seda asja. Tegelikult on tema ka võltsinud. Ja absoluutselt ja see tähendab seda, et kui prokurör võltsib tõendeid ja loob kunstlikult neid tõendeid, moonutab kriminaalmenetluse asjaolusid, et see on tema muster, tema tegevuse muster. Ei, aga selle kohta on ka paragrahv, see on teadlik kohtu mõjutamine ja teadliku valeotsuste tegemine ja kõik muu taoline, see on tegelikult krimm ja mitte ainult krimm, see otsapidi võib minna riigi reetmise alla lausa. Ja on teadlikult valesüüdistuse esitamine, selline paragrahv on olemas, aga see nii kaua, kui meie ütleme... Režiim püsib, senikaua sellist asja ei toimu. No, ja tegelikult see jada on ju ilusti õiguskantsler Ülle Madisse on ka seal sees, et kui tuldi siis Riigikogu liikmelt, kui minult seda saadiku puutumatust ära võtma, siis Riigikogu liikme staatuse seadus ütleb ilusti, et ainult siis, kui saab seda ära võtta, kui on põhjendatud taotlus ja selles taotlus peab olema ära näidatud veenvalt, miks muul viisil ei ole võimalik eesmärki saavutada. No, tol ajal oli juhtiv peaprokurör oli tähendab siis Andres Parmas, esiteks ta seal taotluses, muidugi esitas ka valesid, tsiviilvaidlused näiteks ei olnud veel lõppenud on ju, ja Ülle Madisse, kes pidi seda põhjalikult lugema ja kes ise on väitnud sotsiaalmeedias, kuidas tema põhjalikult tutvus kõigi materjalidega, aga tema seda ei vaadanudki, ta oleks saanud seda üle kontrollida. Aga tema tutvus nii põhjalikult, et ta ei teadnud isegi seda, et kuluhüvitiste tšekki ei esitata mitte Riigikogu juhatusele, vaid Riigikogu raamatupidamisele ja juhatus nende asjadega ei tegele. Ja tema kirjutas sotsiaalmeedias, kuidas sina oled petnud Riigikogu juhatust.
Ja no absoluutselt. Plus veel see, et millised siis need muul viisil olid, millega eesmärk ei saavutatud. Siiamaani on ikkagi kõikide Riigikogu liikmete puhul on see, et kui on midagi valesti, kui ilmneb, et võib-olla ei vasta, siis kuluhüvitiste kasutamise moel tuleb tagasi maksta. Aga minu käest ei ole midagi küsitud ja Ülle Madise ei ole isegi viitsinud süveneda, kas on neid muid viise olnud, mida seadus nagu nõudis, et alles siis saab saadiku puutumatus ära võtta. Ja aga Gert, sellepärast, et kui eesmärk ei ole võimalik muul viisil saavutada, sa unustad selle esimese poole ära, et aga kui eesmärk ongi Gert Kingo Riigikogust välja puksida konstrueeritud pastakast imetud krimmasjaga, kui eesmärk ongi Peeter Ernits tuua sinu asemel Riigikogusse, siis ei saagi ju teistmoodi. Siis peabki ju minema krimmasjaga edasi. Jaa, absoluutselt. Ja siit ongi ilusti näha, kuidas see skeem on väga sisse töötatud, sest näiteks juba need ajalised tähtajad, et sellest hetkest, kui saadiku puutumatus ära võeti, juba 1 kuu pärast siis oli süüdistus kohtusse esitatud. Esimese astme kohtus kogu see protsess kehtis kokku kuidagi 6 kuud. Otsus tehti, arvestada, et oli 7 erinevat istungit ka. Poole aastaga oli jõutud otsuseni. Otsus kusjuures tehti 2 kuuga ära. Ringkonnakohtus kogu protsess käis kokku siis vähem kui 2,5 kuud. Ja Riigikohtus läks kokku 1,5 kuud, et siis jõuda selleni, et me menetlus ei võta. Seda enam, et juhin tähelepanu, et prokuratuur rääkis algusest peale sellest, et me alustame menetlused saada siis kohtu ja Riigikohtu seisukoht, täpsem seisukoht kuluhüvitiste kasutamise kohta. Aga mida ei tulnud, oli seisukoht. Riigikohus selles mõttes praegu ennast libistas siin vastutusest kõrvale. Vastutab loomulikult selle eest, millist võigast õiguse ja õigluse vägistamist on siin praegu selles kaasuses tehtud, aga ei pannud oma käpakest alla sellele nii-öelda kohtuotsusele, mis on ikkagi hirmus juriidiline läga. Et seal selles mõttes, et kaitse näitas ära, mitu väga veenvat asja näitas ära, et prokuratuur ise on mõned aastad eest andnud välja avaliku teate, et Riigikogu kuluhüvitiste teema ei ole krimmteema, vaid on tsiviilteema, mille peab Riigikogu ise enda sees ära lahendama. See oli prokuratuuri teade. Sellega anti väga selgelt, pandi marker maha, et prokuratuur ei tegele Riigikogu liikmete kuluhüvitistega, sest et nemad ei arva, et see on kriminaalküsimus, vaid see on nii-öelda rahaline raamatupidamislik küsimus. See oli nii-öelda kehtiv reeglistik, mille alusel me kõik toimetasime. Teiseks, meil on ees 30 aastat toiminud praktika, mille järgi kui Riigikogu liige näitab ära, et see on tema tööga seotud kulu, siis kantselei maksab selle välja. Jah, seal on teatud vorminõuded, teatud reeglid, mis seal on, mille järgi tuleb minna ja kui nende reeglid, aga põhimõtteliselt on see nii-öelda sisupool on see, et kui ta näitab ära, et see on tema tööga seotud kulu, mida sa näitasid ära tegelikult, jah, see ei olnud sinu enda juriidiline nõu, aga see oli sinu tööga seotud juriidiline nõu nende inimestega seotult. Et siis, ja makstigi ju välja see. Ja kolmandaks, et on ära see 30 aastat kehtinud või ütleme siis viimased 20 aastat kehtinud praktika on selline, et kui siis tõepoolest ikkagi vormireeglite vastu on eksitud, siis Riigikogu kantselei ütleb, palun maksa raha tagasi. Ja sellega on kaasus lõpetatud. Nüüd mitte kunagi ei lähe see asi krimmasjaks niimoodi. Mitte kunagi. Välja arvatud nüüd siis oli see krimmasi läks Repinski krimmasjaks, kus Repinski kusjuures ju mõisteti õigeks põhimõtteliselt. See ongi õigusriik. Me rääkisime siin Kersti Krahti asjus ka, et mis asi siis õigusriik on. Õigusriik on see, et reeglid on arusaadavad, me kõik teame, et see on keelatud ja see on lubatud. Ja kui ma saan sellest aru, siis ma tean vältida keelatud tegevust. Reeglid on kõigile ühesugused, et Gert Kingole ei ole krimmasja võimalik teha, kui kõikidel teistel on alati selgelt öeldud, et siin ei ole krimmasja. Aga näe, reeglid ei ole ühesugused, reeglid ei ole kõigile ühesugused, reeglid ei ole kogu aeg ühesugused, et kui varem kogu aeg oli ühtemoodi, siis Gert Kingo puhul on teistmoodi. Kui kõigi teiste puhul on ühtemoodi, siis Gert Kingo puhul on teistmoodi. EKRE puhul on teistmoodi. EKRE puhul, ja et see ongi ju võimu kuritarvitamine, see ongi ju siis süvariigi suvaõigus.
ja see on nii ehe kaasus, millega seda saabki sisustada, kuidas süvariik tegutseb ja kusjuures tsiviilhagi Riigikogu kantselei poolt oli esitatud tingimuslik, ehk siis sisuliselt nemad leidsid, et neil ka nagu kahju ei ole tekkinud, kui aga mind kriminaalkorras süüdi mõistetakse, siis on kahju ka olemas. Ma olin sel ajal juhatuses, kui seda survestas, väga jõuliselt survestas prokuratuur ja kapo survestasid Riigikogu kantseleid, et tuleb esitada tsiviilhagi Kert Kingo vastu. Ma juhatuse liikmena kategooriliselt ei olnud nõus, et me niimoodi teeme, et te varem ei näinud, et siin oleks vaja tagasi raha nõuda. Ja siis nad seal vingerdasid ja siis lõpuks jõuti sellisele kavalate juristide poolt lahenduseni, et okei, et me ei küsi raha tagasi, aga kui Krimm asi jõuab sinnamaani, et mõistetakse süüdi, et siis me küsime ka raha tagasi. Et see oli, ma nägin oma silmadega, kuidas Proks ja Kapo käisid Riigikogu kantseleile põhimõtteliselt nõudmas, et tuleb esitada tsiviilhagi. Ja kogu seda jada vaadates, mis minu asjas on nüüd ära rammitud läbi rohelise koridorile, sest kogu see 3-astmeline kohtuprotsess kestis kokku umbes 10 kuud, see on Eesti rekord, ma ütleksin, turbokiiros, siis kõik tegid täpselt nii, nagu prokuratuur või Kapo tahtis. Ma nüüd ei tea, kas oli nende enda tahe või nendel oli antud mingi käsk kuskilt, aga täpselt nii oli, ei süvenenud kohtust üldse teemasse, siin oli näha kohe, nad ei tahtnud isegi hakata uurima neid tõendeid või praktikaid või seadusi, lihtsalt tehti copy-paste prokuratuuri süüdistusest ja vormistati see kohtuotsuseks. Aga ärme unusta ära, kes oli kohtunik. Alamaastme kohtunik tegi oma mitte sellitöö, vaid oma meistritöö ära, tegi oma siis nii-öelda lojaalsustesti läbi ja sai ametikõrgendust. Ja Astrid Asi tema sai peaprokurörist kohe suure teene tegemisega, ma huviga täitsa ootan, üritan jälgida, et mis tasu siis need teised saavad, kes seda mööda seda rohelist koridori siis nüüd tuimalt läbi tampisid, et need ringkonnakohtu kohtunikud ja õiguskantsler, et mis tasu nendele siis tuleb. Tasu on ju ka selge, üks osa tasust on see, et nad istuvad oma ametikohtadel, neid ei puudutata. Nagu me siin rääkisime eelmisest saatelõigus ka Kalle Laanetist, et niipea kui inimene arvab, et ta on nii karistamata, et ta võib kuidagi süvariigile vastu minna ja hakata rääkima sellest, et toimingupiirangu seadust tuleks ikka muuta ja selgemaks teha, nii satub ta ise kohe löögi alla, et ei ole sul mingit niisugust positsiooni, et sa oled süvariigile, et süvariik sind ei puuduta. Piisab sellest, kui sa teed midagi, mis on nende meelest sellest rohelisest koridorist sammukese võrra väljaastumine, kui sa samuti langed löögi alla. Ja ma võtaks praegu nüüd värsked uudised sellest, kuidas Isamaa suursponsor Parvel Pruunsild, kes mõisteti ühes asjas õigeks, see oli see ERMi vana maja erastamise saaga, kus nad mõisteti siis abilinnapeaga koos kohtus õigeks, aga ma ütlesin kohe, see ei lõppe sellega. Süvariik ei jäta, ta maksab Parvel Pruunsilale kätte ja nüüd on siis uuele ringile mindud. Ja kõige kurvem on tegelikult see, et mina näiteks ei arva, et kõik kohtunikud on niimoodi korrumpeerinud või ära ostetavad ja ma tean paljusid prokuröre, kes teevad väga ausalt ja põhimõttekindlalt oma tööd, aga riigiprokurörid tundub küll, et suurem osa nendest on väga korrumpeerunud, kallutatud, nemad määrivad kogu prokuratuuri maine tõrva alla ära, täpselt sama on siis need kohtunikud, kes sõidutavad läbi siis sellised konstrueeritud kaasused, kus tegelikult kaasust ei ole, nemad häbistavad kohtute mainet, nii et üldmulje ongi see, et tegelikult meil ongi ainult sullerid, ehk siis nagu Hollywoodi filmides öeldakse, räpased, politseinikud räpased, prokurörid räpased, kohtunikud. Ma olen sinuga nõus, et loomulikult just siin ka Kersti Krahti loo puhul ju ajakirjanikud, eks ole, ilguvad, et kuidas siis nii, et üks kohtunik on hea ja teine on halb, aga nii ongi, et on siiski veel ka ausaid kohtunikke, on ausaid prokuröre, aga kus ausus lõpeb minu meelest on Riigikohus. Ja Riigikohtu suhtes mul ei ole nüüd nagu küll ühtegi head sõna öelda nii selle kaasuse valguses, kus juures jälle nagu sa juhtisid tähelepanu, et
ülitempokalt, et Riigikohus tavaliselt alla 4 kuu ei otsusta, kas ta võtab asja menetlusse või ei võta, et võib ka vabalt pikemalt minna nüüd mingite asjadega pool aastat mõelnud, kas ta võtab menetlusse või mitte. Ja siin ta tegi plaksti otsuse ära, mina väidan, et see, et nad tegid samal päeval sinu otsuse ära, kui tuli Kersti Krahti otsus, oli koordineeritud, mingil moel igal juhul oli koordineeritud, et jääks mulje, ühesõnaga see Porto Franco kaasuse see nii-öelda hea osa, või see õigeks mõistev osa jääks igal juhul laviini alla, sinu loo laviini alla jääks Kersti selle süüdimõista tüki laviini alla. Et see on ka kõik väga süvariiklik selline infooperatsioonide asi, aga nüüd on põhiküsimus nii meile kui tegelikult avalikkusele, nii valijale, et mis me teha saab, mis me teeme. Ja minu vastus on küll selline, et kui me seda ära ei reformi, siis me juba peaaegu oleme kohal totalitaarses riigis. Ikkagi sellises riigis, kus põhimõtteliselt julgeolekuasutused riiki juhivad ja kontrollivad ja teevad, mis tahavad, omasid kunagi ei puuduta. Et kui me seda ära ei reformi, siis sellises Eestis me elada ei taha. Ja reform tähendab ikkagi seda, et asutused tuleb ümber komplekteerida, need asutused, mis on parandamatud, tuleb laiali saata ja nullist uuesti üles ehitada. Kaadrid otsustavad kõik. Minu meelest vajab Eesti kohtureformi sellel moel, nii nagu on tehtud mitmes riigis, Riigikogu otsusega kõik kohtunikud ametist vabastada ja nullist pihta hakata neid ametisse nimetama, sest et see ei ole võimalik, nendega jätkata ei saa. Nad on põhiseadusliku korra vastased institutsioonid, sest et põhiseadus näeb meile ette riiki, kus on õigus ja õiglus. Ja Eestis on eriti Riigikohus, mille taustaks on ju see, kuidas ta aitas parlamentaarset demokraatiat hävitada siin obstruktsiooni otsustega, on Riigikohus taas toodab iga päev kohtuotsustega ebaõiglust ja ülekohut. Sisuliselt hävitab põhiseaduslikku korda. Sisuliselt hävitab. Ja ma nende kohtunike kohta ütlen niimoodi, et kuidas satuvad siis nii-öelda räpased kohtunikud seda räpast tööd tegema. Aga seal on graafikud, kohtuasju tuleb ju nii palju peale ja siis on mingid graafikud, et mille alusel, mis kuupäevadel mingisuguseid asju kellegile jagatakse. Ja nende graafikute alusel jagataksegi, ma ei tea täpselt, mis institutsioon see jagaja on, neid kohtuasju kohtunike vahel laiali. Ja on teada, missugustele kohtunikele tuleb anda siis asjad niimoodi, et asjad läheksid nii, nagu süvariik seda soovib. Ja on kohtunikud, kelle puhul öeldakse, et sellega tekib jama, ei sellele ärme seda asja anname. Et las see tegeleb seal mingisuguste muude asjadega. Ja niimoodi ongi. Ja selle graafiku alusel saavadki poliitilised asjad nendele inimestele, keda ma võrdlen palgamõrtsukatega. Vaata, kui sa tahad kedagi ikka korralikult ära tappa, et sa võid anda ju põhimõtteliselt ka mõnele narkarile, kuule, et koristage see tüüp ära. Aga narkar kukub läbi selles. Esiteks tal närvid ei pea vastu, teiseks tal kogemust ja nii edasi, nii edasi. Aga kui sa annad korralikule palgamõrtsukale, siis palgamõrtsukas teeb selle töö ära ja jälgi ka maha ei jää. Et meil on jõudnud asi selleni, et meil on teatud kohtunikud, kes käituvad süvariigi palgamõrtsukatena. Ja no tuleme selle juurde ka tagasi, et meil on ju enamus linnades on prokuratuur ja vähemalt esimese astme kohus on ühes samas majas ja seal need liinid ju tekivadki, kellega koos kohvitatakse ja kellega koos jututatakse ja seal need arutatakse kaasused läbi, seal need omades ringkond ja oma seltskond tekibki, et ma olen ise näinud seda ja Riigikohtu juurde tulles tagasi, et see asutus on ennast naeruvääristanud totaalselt, aga lähme natukene ajaloos tagasi. Mäletate, kui Riigikohtus on olnud pretsedent, kus Riigikohtu esimees on olnud erakonna liige, Reformierakonna liige, Märt Rask. Ja me räägime sõltumatust instantsist. Ei, seda ei ole. Me nägime seda, ma ütlen veel kord, kõikide nende seadusete väljakuulutamisega, mis on vastu võetud kodukorda rikkudes, on kõikide nende kodukorra rikkumiste heaks kiitmisega, kogu selle demokraatliku opositsiooni maharullimise õiguslikuks kuulutamisega on ikkagi Riigikohus ennast selgelt ise määratlenud poliitiliste aktivistidena liberaalse režiimi teenistuses ja liberaalne režiim on omakorda siis süvariigiga läbi põimunud julgeolekuasutused, mis ei allu mitte kellegile, uurimisasutused, mis ei allu mitte kellegile, mille üle järelevalve tsiviilkontrolli pole
nemad otsustavad, kes võib mida teha ja millal võib mida teha ja Riigikohus muudkui lööb sinna templeid alla, nii et nad on ise loonud olukorra, kus ei ole võimalik neid mitte reformida. Aga ma lõpetuseks, meil siin aeg pressib peale, Gert, ma tahan seda öelda, et minult on küsitud, mitmed inimesed on küsinud, et mis siis Gertist nüüd edasi saab. Et ma omalt poolt ütlen, et meil on küll erakonna põhikirjas on punkt, mis ütleb, et kriminaalkorras karistatud inimene erakonna liige ei tohi olla, aga ma ei tunnista seda kohtuotsust õigusliku dokumendina, see on poliitiline belletristika ja ma isegi ei kavatse arutada seda, kas sa saad olla erakonnas või mitte, loomulikult sa oled erakonnas edasi, aga sa saad ka edasi poliitikas olla valimiste mõttes. Ja meil nüüd tuleb sügisel ju kohalike omavalitsuste valimine ja eks natukeseks ajaks võtan siin aja maha enda jaoks, eks on pingelist tööd väga pikalt olnud ja loomulikult ma olen see taustajõud ikka, vaatan eelnõusid läbi ja aitan nii palju kui saan ka meie fraktsiooni Riigikogus, et saan arupärimisi koostada kõik, et mul on võimalus sellega edasi tegeleda. Ja nii et Gert ei kao kuhugile, Gert on meil järgmistel valimistel nii sügisel kui Riigikogu valimistel kindlasti kandidaadina üleval ja kõikidel inimestel, kellel on isu näidata keskmist näppu süvariigi vastu, on võimalik Gerdile hääl anda, aga kes on ka rahul olnud Gerdi tööga Riigikogu saadikuna, on võimalik Gerdile hääl anda. Nii et soovin sulle jõudu ja tänan sind tehtud töö eest ja küll me võitleme edasi, me tuleme veel tagasi. Ja aitäh kõigile nendele toetajatele, kes oma soojade sõnumitega on mulle jõudu ja vastupidavist palju juurde andnud, et aitäh teile kõigile. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Me jätkame nüüd saadet kahekesi, Martin Helme olen mina ja Mart Helme istub siin samas stuudios minu kõrval ja räägime, nüüd lähme välismaa asjade juurde, Trumpist on alati hea meel rääkida, kõik mis ta teeb on ilus ja tore ja innustav. Sel nädalal siis Trump kuulutas välja Ameerika majandusliku iseseisvuspäeva. Väga ilus, 2. aprillil hakkas kehtima ja see on tegelikult väga-väga suure mõjuga, väga ulatusliku mõjuga asi, mida Trump teeb ja meil kajastatakse seda jälle Eesti meedia loomulikult kajastab seda valelikult ehk propagandistlikult, kehva ajakirjandustööd ja head propagandat teeb. Et seda esitletakse kui mingisugust massilist kaubandussõda või tariifide tekitamist. Tegelik reaalsus, fakt, teeme väikse faktikontrolli on see, et Ameerika kehtestas tariifid kõigile neile majandustele, kellel on Ameerika kaupade vastu kaitsetollid. Ja veelgi enam, ta kehtestas väiksemad kaitsetollid, kui Ameerika kaupadele on tehtud. Ütleme niimoodi siis, et nad ongi selle niimoodi välja arvutanud, et pool sellest, mis on kaitsetollid Ameerika kaupadele, on siis Ameerika kehtestanud vastutasuks selle riigi kaupadele, kes on omakorda Ameerika kaupadele tollid kehtestanud, ehk siis teisisõnu, kui Euroopa on kehtestanud Ameerikale 40% kaitsetollid, siis Ameerika kehtestas Euroopale 20% kaitsetollid. Seal ütleme niimoodi kaubaliikide ja asjade osas, me räägime, siin on see pilt on kirjum, me räägime baastollidest, et siin on jäetud teatud kaubaliigid või teatud majandusharud on näiteks välja jäetud üldse nendest tollidest ja teatud kaubaliikidel on tollid suuremad, aga me räägime baastollidest. Ja see põhimuster on siis selline, et kui Euroopa on teinud Ameerika kaupadele 40, siis Ameerika tegi Euroopale 20, kui Jaapan tegi, seal ma ei mäleta, kas või Hiina tegi 60, siis Ameerika tegi, Hiinastele nad on eraldi teinud, aga ütleme seal mingid teised riigid, see muster on see ja sõnum on ameeriklastele väga lihtne. Nende eesmärk on tollide kadumine. 0 tariifid. Ja nad ütlevadki, et meie tariifipoliitika liigutab maailma majandust selles suunas, et täpselt nii palju, kui teie meile panete, paneme meie teile vastu ja hakkame siis koos neid alla kerima. Loomulikult eurooplased ja hiinlased ja kõik muud ei ole võimelised selle mõtteviisiga kaasa minema sellel lihtsal põhjusel, et Trumpil on õigus, kui ta ütleb aastakümneid on nii sõbrad kui vaenlased
meid lüpsnud. Meid majanduslikult lüpsnud, meid majanduslikult ära kasutanud. Ja sellele nüüd on lõpp. Ja loomulikult, kui sult võetakse rikas lüpsilehm eest ära, sa hakkad kriiskama, nii nagu eurooplased kriiskavad. Üks väike nüanss veel jälle, mida ma tahaksin mõnitada Eesti meediat. No Eestit ju ei eksisteeri. Meie Eesti meedias me räägime ainult kas Venemaast või Ukrainast. Ja peamine uudis oli siis see, et Trump Venemaale tolle ei kehtestanudki. No palun, kui te tahate kirjutada seda, kellele kehtestati, kellele ei kehtestatud, siis kirjutagegi seda, kellele missuguse mustri järgi kehtestati. Kui mõni riik ei kehtestanud tolli ameeriklaste vastu, näiteks Iisrael teatas vahetult ennem seda, et nad loobuvad kõikidest tollidest kõikidele Ameerika kaupadele, Iisraelil on 0 tollid. 0. Suurbritannia, kes on välja astunud Euroopa Liidust ja saab teha oma eraldi kaubanduspoliitikat, oma eraldi tollipoliitikat, langetas kohe ja andis teada, et langetab kohe. Suurbritannia sai 10% tollid, eks ole. Et seda mustrit võiks kirjeldada ja siis võiks öelda, et venelased on välja jäänud sellepärast, et nad ei ole nii suuri tolle teinud ameeriklastele, kui Euroopa Liit on teinud. Aga ei, meil tehakse propagandat, mitte ju uudiseid. No aga meil ongi ju täiesti ebaadekvaatsed inimesed. Ma vaatasin eelmise nädala esimest stuudiot. Esiteks ma ei saa üldse aru, miks niisugune mees nagu Kuusk selliseid saateid veel teeb. Need on sisutühjad, mõttetud saated, kus sinule kui ainsalt sisulist juttu rääkivale inimesele kogu aeg tuletatakse meelde, et aeg jookseb. Aga näiteks Reinsalu... Ja see ei ole nii. ja Reinsalu võib pläriseda oma täiesti mõttetut möga seal, no ma ei oska öelda kui kaua. Kristina Kallas võib tulistada sisutühja sõnu ja lauseid ja valet ja rääkimata loomulikult lemmikutest reformierakondlastest, kelle puhul praktiliselt kunagi mingit ajalist piirangut ei esine. Aga kellel ei ole ju mitte midagi öelda. Sisu tühi mulisemine, mingisuguste Stratkomi loosungite ja jutupunktide korrutamine, no milleks, kellele, milleks ja kellele. Et see on see ajakirjanduse tasemel. Aga Trump on ju oma esimesel ametiajal tegelikult alustas sellega. Ta püüdis selgeks teha, ta püüdis rääkida, ta püüdis ilusti rääkida, eurooplastele ilusti rääkida, püüdis hiinlastega normaalselt rääkida, püüdis saavutada kõiki neid eesmärke, mis tal on, ehk seesama, et tegelikult tollid kaoksid, tegelikult oleks siis teatud pariteetsus. Okei, te arvate, et sellele kaubagrupile peaks olema mingisugused tollid teie siseturu kaitseks, hästi 10%, me paneme ka sellel samal kaubagrupile 10%, ehkki meile pole see oluline, et me oma turgu selle konkreetse kaubagrupi eest kaitseksime, aga ei võetud ju absoluutselt toru ei tõstetud. Ei tõstetud ka praegu, kui me nüüd vaatame siis, kuidas Euroopa reageerib, siis Euroopa reageerib täpselt vastupidi adekvaatsele. Euroopa siin ajab linnakummi, ähvardab ja lubab kätte maksta ja nii edasi, tuletan ka seda või juhin sellele tähelepanu, on meie kõik, kogu Euroopa, kõik Euroopa riigid, kõik Euroopa majandused saavad karistatud selle eest, et tegelikult ju Euroopa kaitsetollid on tehtud Saksamaa tööstuse ja ja Prantsuse põllumajanduse kaitseks. Ja itaallased kannatavad selle all, soomlased, rootslased, eestlased kannatavad selle all, hispaanlased kannatavad selle all, et Saksamaa ja Prantsusmaa kaitsevad oma siseturgu, kusjuures ma veel eraldi juhin tähelepanu ka sellele, et sakslased ka Euroopa Liidu sees alatute ja kurikavalate ja regulatiivsete võtetega kaitsevad omaenda turgu Euroopa Liidu sees. Ja et sakslased on veel erilised mihklid selle peale, et nii-öelda kaubanduslike ja ka valuuta manipulatsioonide abil oma majandust siis turgutada teiste arvelt või oma majandust rikkamaks teha teiste arvelt, sest et see kaitsetollide asi on ju teiste arvelt elamine, naabrite arvelt elamine, kui sa sisuliselt üks asi, mis on nagu jälle Eestis lihtsalt haju surnud juttu aetakse, et kaitsetollid tekitavad inflatsiooni. Ei tekita. Kaitsetollid ei tekita inflatsiooni tekitab rahatrükk. Kaitsetollid võivad tekitada hinnatõusu.
mis ei ole sama, mis inflatsioon. Inflatsioon tähendab raha ostujõu vähenemist. Hinnatõus tähendab seda, et mingi kaubagrupi kättesaadavus või nõudlus on suurenenud nii palju, et selle eest saab rohkem raha küsida. Aga inflatsiooni ta ei tekita, vaid ta tekitab siis raha ümber jagunemist turu sees. Et kui mingi kaubagrupp on muutunud vähem kättesaadavaks või aetud tollidega kallimaks, siis sellele kaubagrupile tekib väiksem, turg väheneb, nõudlus väheneb ja inimesed lähevad selle rahaga, mis neil selle kaubagrupi ostmata jätmise eest alles jäi, lähevad selle vaba rahaga ja ostavad midagi muud. Lihtsamalt öeldes, eks ole, ei osta mitte Prantsuse veini, mis on kalliks läinud, vaid ostavad California veini. Aga kuna California vein on odavam, siis ostavad 2 pudelit. Et hästi lihtsustatult öeldes või ütleme, ei osta Mercedest või Jaguari, mis on kallimaks läinud, vaid ostavad, eks ole, Fordi või GM'i või mis iganes nad seal ostavad, Tesla. Ja inflatsiooni see ei tekitanud, see tegi, ühe auto tegi kallimaks, sellega võrreldes kõrval teine auto on odavam ja tal jääb raha järgi sellest auto ostust, ta ostab endale uue köögimööbli. Et ta ei tekita inflatsiooni, ta jagab majanduse sees raha ümber. Ja nüüd veel üks asi siia juurde, majanduslik selline oluline asi. Meile siin kuvatakse ja see on minu meelest väga selge infooperatsioon, see on selgelt ette valmistatud ja näidatakse ja dramatiseeritakse üle, oi, turud on languses, börsid on languses. Esiteks ma arvan, et siin on praegu hea võimalus osta põhja. Ehk siis kui praegu lähevad turud alla, siis on mõned aktsiad on odavamad, saad hästi ja odavalt kätte. Aga see on niisugune kõik selline finantsiline volatiilsus ja Ameerika majandus on juba 2 kuud järjest ehk need 2 kuud, kui Trump on olnud võimul, mürinal üles mäge läinud. Et ärge vaadake neid börsse, vaid vaadake Ameerikas tööstustoodangu tellimusi läinud ülesse, vaadake töökohtade loomisi läinud üles, vaadake palgatõusu läinud ülesse. Selle kõrval mingisugune küsitlus majandusliku sentimendi kohta ei oma tähtsust. Majanduslik sentiment on tunnetuslik või emotsionaalne küsimus, aga reaalne rahaline külg Ameerika majanduses on täpselt see, mida Trump lubas. Me toome tootmise tagasi, me toome kõrgepalgalised sinikrae tööd tagasi, investeeringud masinatesse, tehastesse tulevad sisse. Reaalmajandusse, mitte mullidesse. Just. Ja veel üks väga oluline asi, mida Trump teeb, mida tuleb mõista. Trump on lubanud langetada makse. Maksu langetamine tähendab alati riigieelarves miinust. Sa korjad inimestelt raha ära riigieelarvesse ja kulutad seda nii-öelda valitsuse poolt, aga kui sa jätad selle raha korjamata, siis valitsus peab kas kärpima midagi või leidma teised tuluallikad. Nüüd ta on lubanud teha maksulangetusi umbes samas suurusjärgus, kui ameeriklased korjavad kokku tollidega. Nii et ta on ka selle hästi läbi mõelnud, ta saab täita ühte oma sisepoliitilist valimislubadust, langetada makse ja sellega omakorda anda hoogu juurde Ameerika majandusele ja rikkuse kasvule ja ta kompenseerib riigieelarvelise miinuspoole tollidega. Nii et selles mõttes see on, mina ütlen küll geniaalselt läbimõeldud majanduslik platvorm, mis tal on seoses tollidega, seoses maksudega ja muu hulgas muidugi see, mida Elon Musk teeb nende nii-öelda riigieelarveliste raiskamise kärbetega, kus ta on juba üle 500 miljardi säästu leidnud, et ta teeb ka riigieelarve korda. Meil ei saada üldse aru sellest, kui süsteemselt tegelikult Trump ajab maailma asju. Võtame kas või korraks kõrvale põikena selle Ukraina teema. Mis on Trumpi eesmärk? Trumpi eesmärk on Hiina ümberpiiramine. Selleks on tal vaja Hiina sõprade hulgast kätte saada Venemaa. Ja Ukraina tema vaatevinklist, Ameerika suure, kaugele ulatuva globaalse ümberjagamise vaatevinklist on peenraha. On peenraha. Siin on tarvis tal kätte saada Venemaa, tal on kätte saada vaja India, tal on juba taskus Jaapan, Filipiinid, Lõuna-Korea. Hiina ja India on need 2 kõige kaalukamad kaaluvihti, mis tal on vaja panna selle kaalu peale. Ja siis tal on Hiina ümber piiratud ja ta saab Hiinale ilma sõjata peale suruda tingimused, mis on maailmarahu seisukohast olulised, aga loomulikult ka Ameerika majandusseisukohast olulised. Ja täpselt samuti me peame vaatama seda kaubandussõda või tollisõda praegu, nagu teda nimetatakse, ehkki see ei ole tollisõda. Ameerika majanduslik iseseisvuspäev. Euroopa Liiduga. Euroopa Liit impeeriumina ei ole Ameerikale vastuvõetav.
ei ole Ameerikale vastuvõetav majandusliku konkurendina, kui Euroopa Liit kavatseb veel mingiks sõjaliseks konkurendiks saada sagemannide ja prantslaste juhtimisel, see ei ole Ameerikale absoluutselt vastuvõetav. Ideoloogiliselt ka, ideoloogiliselt vasakäärmuslik. Absoluutselt. Ja mida see tollide kehtestamine teeb? See hävitab Euroopa Liidu. Ma ütlen teile, 2 aasta pärast Euroopa Liitu sellisel kujul enam ei ole. Ja see on loomulikult õnnistuseks ka Eestile. Ja no mis ma tahtsin ka öelda, meil ju kiunuvadki Eesti überglobalistid, liberalistid, globalistid, satanistid juba kiunuvad, et Trumpi tollid on löök globalismi südamesse. Täpselt nii, ongi, see ei ole kogemata, see on teadlik. See on globalistlikute struktuuride hävitamine, käib süstemaatiliselt. Ja üks globalistlik struktuur on loomulikult Euroopa Liit ja Euroopa Liit, ma ütlen veel kord, et kuidas ta seda Euroopa Liitu kahjustab. Sellepärast, et ühel hetkel, kui Eestis seda arutelu pidada ei või, sest et niipea kui sa ütled, et äkki meil ei ole kasulik olla Euroopa Liidus, siis sa oled kohe putinist ja Kremli käsilane ja ma ei tea, mis kõik veel. Aga ühel hetkel itaallased küsivad, vabandust, miks meie peame kannatama Saksa-Prantsusmaa kaubanduse, väärastunud kaubanduse pärast. Astume välja sellest Euroopa Liidust. Hispaanlased küsivad, nii nagu britid küsisid, miks meie endine mereimpeerium, kes on üle terve maailma globaalset majandussidemeid omab, miks meie peame mingisugust Saksa-Prantsuse protektsionistlikku, ülereguleeritud sotsialistlikku majandust ehitama. Tänasel päeval brittide hulgas on juubeldused, et Brexit on lõpuks ära tasunud. Et me ei ole samas kambas selle Euroopa Liiduga, kellele kehtestati 2 korda kõrgemad tollid kui meile. Me saame ise ameeriklastega kaubelda läbi oma tollide, oma kaubanduse üle. See oligi ju Brexiti üks suur mõte. Nii et varem või hiljem hakkavad riigid Euroopa Liidus päriselt arutama, et aga vabandust, astume välja, sest et meie ei pea kinni maksma sakslaste ja prantslaste kaubandussõda. Ja see ei puuduta loomulikult ainult Euroopa Liitu, see puudutab üldse kõiki neid globaalseid struktuure ja globaalseid mehhanisme. Nii et globalism hävitab Eestit rahvusena, hävitab Eestit riigina. Nii et kui me tahame rahvuse ja riigina ellu jääda, siis see, mida Trump teeb, see kõik, see on valuline protsess. Sellel kõigel on kaasnevad kahjud, aga see on hea meie jaoks, pikas plaanis vähemalt. No meie ajupestud Tegelinskid isegi Michaliga eesotsas on ju ka nüüd avastanud, et meil on liiga palju bürokraatiat ja meil on nüüd liiga palju regulatsioone ja kes on süüdi? Ametnikud on nüüd ühtäkki süüdi. Ei ole kullakesed, reformierakondlased, teie olete süüdi, globalismi maale toojad, sellepärast, et me oleme hoiatanud aastakümnete jooksul. Siin saadetes Martiniga oleme korduvalt rääkinud. Euroregulatsioonid, eurobürokraatia, meie majanduse hävitamine hävitab Eesti. See ongi see, mida on Reformierakond ja kõik tema satelliidid meile 2004. aastast ja tegelikult juba isegi varem maale toonud ja selle lõpptulemust me praegu näeme. Kokkuvarisenud majandust, kokkuvarisenud energiaturgu, kokkuvarisenud tööturgu, kokkuvarisevat meditsiiniteenindust. Kõik variseb kokku. Demograafia variseb kokku. Ja see on Euroopa Liidu tulemus. See on bürokraatia tulemus. See on lollide direktiivide meie vastu ja prantslaste ja sakslaste hüvanguks tehtud direktiivide rakendamise tulemus. Saage ükskord ometi aru. See on hukatuse tee. No aga kui ise ei taheta riiki valitseda, vaid tahetakse olla ainult rehepapp, siis see kõik ei häiri, saab senikaua, kuni saab rehepappi panna, senikaua see, et hukatus on tulekul, see on kellegi teise mure. Nii me kõik oma saate teemad oleme ära kajastanud ja saate aja täis rääkinud, täname kuulamast ja kuulake meid ikka jälle järgmine nädal, ilusat kevade jätku. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.